Otsime siin niiditõmbajat. Otsin niiditõmbajat. Otsime niiditõmbajat. Kes tõmbab niite? Kes tõmbab? Nii, sealt tuleb üks mees. Kohe me saame teada, kuidas tema suutub. Nii, tere härra. Mul pole praegu aega, ma ei taha. On paar küsimus. Kas oskad öelda, kes on Eestis kõige suurem niiditõmbaja? Kes on erakond on? Tegelikult... Ei no, me lähen nii kohe konkreetseks, aga räägime, kes üldse kvalifitseerub niiditõmbaja alla? Kes on? Ma ei tea, ma ei taha tegelikult, mis niit? Millal ise viimati niite tõmbasite? Vabandage, härra, kuidas hammaste niiditamisega on? Kuidas hammaste niiditamisega? Me ei saagi teada, kuidas on hammaste niiditamisega. See on tuleb öelda kõige rajum küsimus. Inimene julge vastata. Vabandage, olen ikka. Nii, tere. Me oleme siin jälle järjekordse inimese kinni püüdnud. Kas tohib korraks segada? Kes on Eestis kõige suurem niiditõmbaja? Tead, naised. Aha, aga kuidas te tunnete ära kõige klassikalisem niiditõmbaja? Tead, kui sa vaatad enda kodus on ju, siis sul on nagu naine. See, et sa oled temaga nii kaua juba koos olen, see näitab seda, et sul on väga hea niiditõmbaja kodus. Aha. Ja kõige paremad niiditõmbajad on muide need naised, kes on suutnud elada ma ei tea, alguses saadik oma mehega kuni elupäevade lõpuni koos, sellepärast, et sa kujuta ette naist, kes hoiab oma meest niidi otsas, aga samas annab tunda, et see mees on vaba. Millal ise viimati niite tõmbasite? No ma ei ole kõige parem niiditõmbaja. Aga kuidas hammaste niiditamisega on? No hammaste niitamist tuleb ikka 2-3 korda nädalas ette. Võiks sagedamini, tunnistad? Võiks sagedamini, võiks enne igat õhtust pesemist hambaid niiditada. Ja, täpselt. Väga hea, nüüd me saame teada põhilise hammaste niiditaja, see on naine.